Mart Helme, üks aastaring saab jälle täis ja oleme jõudmas uude aastasse. Millise pilguga vaatate tagasi sellele lõppevale aastale? Lõppeva aasta puhul võib öelda seda, et see oli mitte ainult Eestis, aga eelkõige Eestis postdemokraatliku ajastu vormistamise aasta. Tõsi küll, me näeme juba ka murrangu ilminguid, eelkõige muidugi me peame rääkima Donald Trumpi võidust Ameerika presidendivalimistel, aga ka nendest sündmustest, mis on toimunud küll Slovakkias, küll Gruusias, küll Rumeenias, küll Ungaris, äärmuslasteks tituleeritud poliitiliste jõudude võidud Hollandis, Prantsusmaal. Need kõik on ju tegelikult protest postdemokraatliku ajastu vormistamise vastu. Ja Eestis me räägime postdemokraatlikust ajastust seoses sellega, et meil tegelikult ei ole enam ju õigusriiki. Riigikogus meil ei ole enam kodu- ja töökorra järgimist, mingit proteste selle koha pealt ei arvestata. Väidetakse, et Riigikohus on andnud nagu blankoveksli Riigikogu juhatusele nii-öelda enesekorraldusõiguse läbiviimiseks, mis tähendabki seda, et reeglitel põhinevat Riigikogu tööd enam ei ole. See on nii, nagu parajasti juhataja puldis olev inimene otsustab, nii on, mis sisuliselt on muutnud Riigikogu veel rohkem kummitempliks, kui ta siiani oli. Ja sama näeme me ka laiemalt, kuidas ühtede inimeste puhul algatatakse kriminaalasju, teiste puhul ei algatata. Ilmselgete korruptsioonijuhtumite puhul prokuratuur mitte midagi ei näe, kaitsepolitsei mitte midagi ei näe, kohtuvõimud ja Riigikogus mitte midagi ei näe, õiguskantsler tegeleb ainult talle mugavate teemadega. Ma olen isegi mõelnud, et kui õiguskantsler järjekordselt tuleb meile Riigikogus oma aasta aruannet esitama, seda ei ole mõtet minna kuulama. Ainus mõte on minna sinna kõne ajal ja öelda, et kõik see on üks jutu puhumine, mulli ajamine meile, et markeerida just nagu õiguskantsler täidaks oma kohustusi, mida ta tegelikult ei tee. Nii et see oli kurb aasta. Me võime tuua siin ka näiteid ju politsei omavolist, kõige karjuvam on Lihula samba konfiskeerimine ja inimeste ära hirmutamine, nii et keegi ei julgenud isegi öelda, kui politsei ütles, et ei, me ei avastanud siin mingit natsisümboolikat. Tulge ja võite selle nüüd ära võtta. Ja keegi ei tahtnud seda ära võtta, sest inimesed on ära hirmutatud. Nad ei tea, ma lähen sellele sambale järele, aga võib-olla seal samas tehakse mulle sellele autole, millega ma järele lähen, kohe politsei poolt 1-0, leitakse porine numbrimärk või mingisugune muu otsitud viga ja tehakse trahvi. Kõige elementaarsem, aga võib-olla ka lihtsalt pannakse mind kuskile musta nimekirja ja inimesed kardavad. Ja riik, kus inimesed kardavad oma enda võimu, see ei ole vaba riik. Nii et see ütlus, et vaba mees vabal maal, see Eesti puhul ei kehti. Ja see aastal 2024 sai kahetsusväärselt väga-väga selgeks. Majanduses on ka kõik need maksud ja asjad, et miks seda üldse tehakse? Inimene mõista üldse seda, et milleks sellise kahjulikke otsuseid üldse tehakse? See on seotud juba suure korruptsiooniga, sest et kui me vaatame neid projekte, mida surutakse siin avaliku huvi vastaselt ja täiesti ka inimsuse vastaselt, kui me räägime tuuleparkidega, kogu Eesti territooriumi katmisest tuuleparkidega, millede keskkonnamõjud on lõpuni analüüsimata, aga siiski piisavalt analüüsitud, et teada juba, missugused võivad olla kahjulikud mõjud inimeste tervisele infraheliga. Sisuliselt kujutage ette, et meil on igas omavalitsuses suur tuulepark ja need tuulikud ei ole mitte sellised pisikesed tuulikud nagu kuskil Virtsus või nagu nad siiani on olnud, vaid need on Tallinna teletorni kõrgused ja neid ei ole mitte mingisugune 2-3 tükki tuulepargis või 4-5 tükki, vaid neid on kümneid ja üle kogu Eesti tuhandeid ja tuhandeid. Et see tähendab seda, et terve Eesti pannakse sisuliselt istuma kogu aeg huugava trafo otsa. Missugune on selle trafo mõju inimtervisele, inimese ainevahetusele, inimese siseorganite tööle, inimese kohanemisvõimele,
Seda, kui on isegi uuritud, siis nende uuringute tulemusi ei ole avalikustatud. Et see sisuliselt me võime tekitada olukorra, kus me ise oma tuuleparkidega nii-öelda julgeoleku vajadusi katvate tuuleparkidega, et meil oleks sõltumatu ja odav jutumärkides elektrienergia, suretame oma rahva välja. Et noh, see on nagu üks näide. Aga seda ometi aetakse edasi. Miks? Sest et sinna suunatakse riigi poolt mitu miljardit eurot investeeringutena ja toetustena. Keegi ju saab selle raha. Kes need on? Ma arvan, et siin, kuna me peame ütlema ka, et meil ei ole vaba ega sõltumatut ega objektiivset ajakirjandust, ajakirjandus peaks välja kirjutama kõik need firmad ja kõik need inimeste nimed, kes nende arendustega on seotud ja kes need miljardid eurod enda taskusse pistavad. See kõik on tegemata. See on tohutu korruptiivne skeem, milles väga väike ring inimesi teenib väga suurt raha. Või võtame teise näite, see on Rail Baltic. On selge, et see raudtee, isegi kui ta läbi, ma ei tea, mis suurte valude ja vaevade valmis ehitatakse, ei hakka kasumlikult töötama. Ometi seda ehitatakse, kogu aeg läheb kallimaks, ikka surutakse raha juurde. Keegi ju saab selle raha. Need on ehitusfirmad, need on projekteerimisfirmad, need on arendajad, need on kinnisvaraärimehed, kes ostavad maid kokku ja müüvad neid ära ja riigile. Siin on nii mitmekihilised korruptiivsed skeemid sees, mis on kõik rahva raha peale tehtud. Ja täpselt sama me võime rääkida elektrienergiast. Mingisugune väike hulk inimesi teenib ja mitte vähe. Täpselt sama me võime rääkida praegu kaitsetööstuse arendamisest. Kaitsevaldkonda hiiglaslike rahade suunamisest. Kui me 5% peale kaitsekulutustame, siis see on kuskil 2 ja 2,3 midagi niisugust miljardit eurot. Keegi ju selle raha teenib. See ei ole ju niimoodi, et need on abstraktsed kaitsekulud. Keegi ju teenib selle raha. Keegi loob mingisugused firmad, mingid uurimiskeskused, mingisugused arenduskeskused. Need töötavad aastaid ja aastaid ilma, et sealt tuleks otsest kasu tagasi meie kaitsevõimesse. Otsene kasu tuleks tagasi, kui me ostaksime laksti mingisuguse kogu Eestit katva ja piisava hulga ja varudega meile õhujulgeolekut, õhuturvet tagavad vahendid, olgu need patrioodid või olgu nad mis iganes. See on hetkega selles olukorras, kus meile kogu aeg räägitakse, kuidas me oleme sõjas. Ukraina sõda on meie sõda. Kohe lähme Venemaad põlvili suruma, kohe lähme Pihkvat ja Peterburi vallutama. Aga tegelikult ei ole mitte midagi. Natukene peenrahaga võrreldes kõikide nende kaitsesse suunatavate miljarditega on meil vahetatud välja laskerelvastust ja muretsetud juurde natukene laskemoona. See on peenraha võrreldes kõige sellega, mis kaitsevaldkonda tegelikult läheb. See on tohutu korruptsioon ja selle korruptsiooni kinnitus on ju see, et igasugused heremid, palmid ja ma ei tea, mis tegelased kõik veskimäed ja ühtäkki avastasid, et kaitsevaldkond on nende kutsumus. Loomulikult on see nende kutsumus. Seal tehakse neile kuskil mingisuguses firmas soe koht. Nad ei pea isegi midagi tegema. See kõik on korruptsioon ja see kõik, kogu see korruptsioon on tegelikult legaliseeritud riigivargus. Ja see riigivargus tuleb kinni maksta Eesti inimestel. Ja selleks on vaja tõsta makse. Mitte sellepärast, et riigil ei ole raha. Ja loomulikult räägime ka Ukraina abistamisest, mis on samuti tohutu korruptiivne skeem. Ja mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt Euroopa Liidus, Euroopa Liidu liikmesriikides, ka Ameerika Ühendriikides. Donald Trump ja Elon Musk on öelnud, et kohe Valgesse Majja sisenedes järgmisel päeval algatavad nad Ukraina abi osas auditi, et selgeks teha, kuhu on läinud Ameerika maksumaksja poolt antud 100 miljardid. Võib-olla ma eksin, võib-olla ei ole 100, võib-olla on 10, aga ma arvan, et ikkagi pigem 100 miljardid. Ja kui palju sellest on materialiseerunud Ukraina relvaabiks, Ukraina energeetikaabiks, Ukraina, ma ei tea, humanitaarabiks, kui palju seal on kõrvale läinud ja kes on olnud need persoonid, kes on seda kõike vahendanud ja kelledel on Kaimani saartel ja ma ei tea, kus kohtades veel oma
pangaarved, kuhu samuti on see Ameerika abiraha, peenrahana võrreldes kogu selle tohutu massiga raha, mis sinna on läinud. Aga ikkagi, kui sul on üks rott, siis see ei söö võib-olla tervet leivapätsi ära. Aga kui sul on juba 5 rotti, siis need panevad leivapätsi nahka nagu nalja. Ja kui neid rotte on ikka nii palju, nagu me näeme, neid on Ukrainas, neid on Euroopas, neid on Eestis, siis nad söövadki selle leivapätsi ära, nii et lõpuks ei jää purukesigi nendele, kes tegelikult selle leivapätsi omanikud on. No julgeolekust rääkides, siis praegu on aktuaalne see sidekaablite lõhkumine Soome lahes, et kuidas seda kommenteerida? Siuke hübriidsõda käib juba? No ma kommenteerin ikka irooniliselt selles võtmes, et niipea kui Nord Stream 2 õhku lasti sel samal hetkel, kui see uudis tuli, teadsid meie Kalev Stoicescud ja Eerik-Niiles Krossid ja Marko Mikkelsonid ja Rainer Saksad raudpoltkindlalt Venemaa tegi. Praeguseks on selgeks tehtud, et Venemaa ei teinud seda. Ja ikkagi väga selgelt näpuga näidatakse Ukraina eriteenistuste ja Briti eriteenistuste ja võib-olla ka Ameerika eriteenistuste peale, et see oli, see oli puhas propagandaüritus ja üritus, mille üheks eesmärgiks oli sundida Saksamaad loobuma Vene gaasist ja minema üle teistele energiaallikatele, olema entusiastlikum Ukraina toetamisel ja need eesmärgid olid hoopis muud. Nüüd praeguste kaablite puhul ka, niipea kui uudis tuli, kohe kõik teadsid juba, kes tegid. Aga nii palju kui minul praegu hetke seisuga on infot, siis tõestada, et tegid hiinlased või et tegid venelased, vettpidavalt tõestada, keegi ei ole suutnud seda. Ja eks siin on ju mõlemapoolne propaganda, hiinlased ja venelased ütlevad, et aga Saksa, Rootsi, Soome, Eesti eriteenistused ise tegid. Siin kohal ma ütleksin, et see peaks olema tõepoolest sõltumatu, kolmandatest riikidest pärit ekspertide uurimine ja audit, et tõde välja selgitada. Ja need kolmandate riikide inimesed ei peaks olema mitte Euroopa Liitu kuuluvate riikide esindajad ega NATO riikide esindajad, vaid need peaksid olema, ma ei tea, minu poolest kas või mingite Aafrika riikide, Ladina-Ameerika riikide, ma ei tea, Okeaania riikide esindajad, ma lihtsalt praegu fabuleerin, kes tõepoolest, kelle jaoks see Ukraina sõda ja kogu see värk, mis siin on, ei ole agendas esimesel kohal. Ja las siis tulevad. Ja las siis nii Vene pool kui lääne pool omakorda on nii-öelda taustal ja kontrollivad, et see, mida nad teevad, tõepoolest on objektiivne, on tehtud tehnoloogiliselt ja igas muus mõttes asjatundlikult ja usutavalt. Aga muidu meil on nii, nagu meil ka Estonia huku uurimisega. Estonia huku uurimine pall visati õhku, et ei ole nii, nagu ametlik versioon kinnitas, et on midagi väga kahtlast, laeva keres on suured augud ja esimene uurimine, mida juhtis Margus Kurm, kelle meie valitsus paika pani, võttis asja väga tõsiselt, siis vahetati Margus Kurm välja ja uued tegelased, kes määrati, oli ju teada juba nimesid vaadates, et need annavad lõpuks kinnituse, et Estonia huku esialgne versioon on igati paikapidav ja selles ei ole põhjust kahelda. Vaat nende kaablitega on täpselt sama lugu. Ei saa uurida need, kes on ise asjasse seotud või asjast eluliselt oluliselt huvitatud. Estlink 2 puhul võib ju öelda ka seda, et seda võidi teha eesmärgiga ühelt poolt Vene poole peale näpuga näidates, et ei toimuks Vene elektrivõrgust desünkroniseerimist. Teiselt poolt võib öelda, et seda tehti selleks, et desünkroniseerimine muuta vältimatuks, et ei saaks keegi öelda, et aga mis me sealt ära tuleme, et venelased pole siiani ju midagi teinud, et meie energiajulgeolekut kahjustada. Ja sellepärast ongi vaja, et mitte venelased ei uuriks seda, et mitte mingid NATO riigid ei uuriks seda, vaid seda uuriksid need, kellele mõlemad pooled on andnud oma heakskiidu ja öelnud hästi. Kui see seltskond annab meile hinnangu ja me saame kontrollida,
kõiki nende tegevusi ühiselt ja nõustuda, et see on tehtud igati objektiivselt, siis me tunnustame seda. Aga seda ju ei tehta. Käib ju ainult üks propagandasõda. Ja ausalt öeldes, mul on tunne, kui ma vaatan ka aeg-ajalt, ma siiski loen ka ajalehe artiklite kommentaariume, inimesed on väsinud sellest ja inimesed ei usu enam seda propagandat. Selle propagandaga on nii üle pingutatud, et inimesed ütlevad, et lõpetage ära, me ei usu teid enam. Te olete meid nii palju petnud. Alates sellest, et kui see sõda puhkes, Venemaal saavad sõdurid otsa, Venemaal saavad raketid otsa, Venemaal saavad mürsud otsa, Venemaal saavad tankid otsa. Putin on surmavalt haige, sureb kohe ära. Venemaal toimub kohe rahvarevolutsioon ja riigipööre. Oligarhid on Vene juhtkonnaga rahulolematud ja kavatsevad Putini kukutada. 3 aastat me oleme kuulnud seda juttu. Ja miski sellest jutust ei ole vastanud tõele. Mitte miski sellest jutust ei ole vastanud tõele. Nii et kui te ikka propagandat teete, siis mõelge 2 sammu ette ka. Aga ilmselt ajumaht ei luba seda. No see, mida EKRE on rääkinud ja teie ka EKRE juhtidena olete alati nagu, mida välja öelnud, seda on algusest nagu pahaks pandud, võib-olla on hakatud seda ümber lükkama aga tegelikult hiljem me näeme, et on kõik tõeks osutunud, et sellest võib täitsa omaette seriaali teha, et mida EKRE on õigesti öelnud ja sama kehtib siin ka nende julgeoleku küsimuste kohta, et teie ajaloolase ja geopoliitika asjatundjana tunnete seda asja ette nagu vaistu, et mis arengud nüüd on üldse näha veel siin uuel aastal? Ma markeerisin natuke juba seda, et igal pool on ju kriis ja tegelikult see reeglitel põhinev maailmakord, nagu meile armastatakse rääkida, seda ei ole enam olemas. Keegi ei võta tõsiselt enam siin rahvusvahelise kriminaalkohtu igasuguseid tagaotsitavaks kuulutamisi ja keegi ei võta enam tõsiselt seda, kui keegi kedagi kuulutab, et mingid valimised ei ole niisugused või naasugused, sest et maailm on jõudnud mõnes mõttes isegi hullemasse olukorda kui külma sõja ajal. Noorem põlvkond sellest külmast sõjast eriti midagi ei tea, see on nende jaoks juba nii kauge ajalugu, et me ei saa rääkida, et see on nii-öelda lähiajalugu. Minu jaoks on see minu elulugu mingil määral. Ja siis oli olukord selles mõttes lihtsam, et oli 2 blokki, väga selged 2 blokki ja nende blokkide selja taga nende nii-öelda satelliitriigid või vasallriigid. Ja siis oli mingisugune amorfne mask, mis ei määranud kuigi oluliselt seda, mis maailma poliitikas ja eelkõige julgeolekupoliitikas toimus. See, mida nimetati 3. maailmaks. Praeguseks on olukord muutunud. Seda olukorda on muutnud esiteks see, et Nõukogude Liit lagunes ja tema vasallsüsteem, tema nii-öelda tähekogum, tema universum lagunes. Selle asemel on tekkinud nüüd mitmed erinevad jõukeskused, mitmed erinevad probleemikeskused. Ameerika Ühendriigid ei ole enam selline ülekaalukas majandus- ja sõjaline jõud, nagu ta oli külma sõja ajal. Jah, ameeriklased on kindlasti üks maailma kõige tugevamaid sõjalisi jõude, aga mitte selline domineeriv jõud nagu külma sõja ajal ja ammugi seda ei ole nad majanduslikult. Ja demograafiline pilt on täielikult muutunud. Riigid, mille rahvaarv oli kuskil 50 aastat tagasi, suhteliselt tagasihoidlik, 10 miljonit, 20 miljonit võib-olla, on praegu jõudnud kusagile 100 miljoni ja paljudes kohtades isegi üle 100 miljoni piiri juba, räägime sellistest riikidest nagu Iraan, Egiptus, Pakistan, isegi Bangladesh on rahvaarvult suurem kui Saksamaa. Majanduslikult loomulikult ei ole siin millegagi võrrelda. Aga kõik need protsessid on muutnud maailma äraarvamatuks ja keeruliseks. Tunduvalt keerulisem on diplomaatiat ajada olukorras, kus sul on Hiina, kes ajab täiesti oma poliitikat ja toetab täpselt sel hetkel seda, keda nad peavad kasulikuks toetada. Ja sul on India, kes on rahvaarvult isegi Hiinast juba mööda läinud ja samuti tohutu territooriumiga, tohutu majandusliku potentsiaaliga ja ajab ka oma poliitikat
püüab tekitada Indiast omaette jõu ja võimukeskust, kes maailma asjades kaasa räägib. Ladina-Ameerikas Brasiilia ei ole küll nii domineeriv võib-olla, kui nad tahaksid, aga ometi ka riik, kus on kusagil mingisugune, ma ei tea, 80 või rohkem miljonit inimest, millel on planeedi ühed kõige suuremad tooraine ressursid. Ja nad ei kuula enam Ameerika sõna. Ladina-Ameerika ei ole enam mingisugune Ameerika Ühendriikide tagahoov, kus nad kamandavad, vahetavad valitsusi, panevad paika endale meelepäraseid poliitilisi otsuseid, rüüstavad sealseid loodusvarasid, muudavad neid riike banaanivabariikideks, nagu on öeldud nende kohta varem. See kõik on muutunud. Ja kuna see kõik on muutunud nii keeruliseks ja ettearvamatuks, siis ongi nüüd küsimus selles, et me oleme ülemineku faasis. Ja mitte keegi ei oska öelda. Ükskõik kui sügava analüüsiga keegi tegeleb, võidakse kasutusele võtta ka tehisintellekt ja sisse sööta mingisugused algandmed, et ütle meile nüüd, missugune on maailm 10 aasta pärast. Aga need algandmed on puudulikud ja need algandmed ei saa arvestada kõikide muutujatega, mis nii keerulises süsteemis, nagu maailm tänapäeval on, võivad mingil hetkel täiesti teise suunda minna. Ja seetõttu on ainult ühte asja võimalik öelda. See on see, et maailm ei jää niisuguseks, nagu ta on praegu. Maailm muutub. Kui suurte valude, konfliktide ja kannatustega ta muutub, siin on ka variatsioonist seinast seinani. Üks on see, et vana maailmakord visiseb lihtsalt tühjaks ja kuidagi evolutsiooniliselt tekivad uued jõukeskused, uued majandussidemed, uued julgeolekusidemed ja ilma väga suurte planetaarsete kataklüsmideta jõutakse mingi uue tasakaalupunktini. Ja on loomulikult teine äärmus, et see tuleb läbi suure sõja ja see isegi võib-olla niisuguse sõja, et inimkonnast jäävad riismed järele ja algab võib-olla 100 aastaid kestev tsivilisatsioonide taastumine, populatsiooni taastumine, majanduste taastumine ja kõik muu seesugune. Et need on 2 võimalikku äärmust. Mis nende vahele jääb? Raske öelda. Mul on tunne, et kuigi sõja õhutajad tahaksid näha mingisugust kontrollitava sõja kaudu uue maailmakorra tekitamist, siis enamiku maailma riikide juhid on kainema mõistuse ja mõtlemisega ja üritavad iga hinna eest seda vältida. Me ei räägi Eestist, Eesti ei ole iseseisev riik. Eesti peaminister Kaja Kallas ei töötanud Eesti hüvanguks ja huvides, vaid töötas ainult selle nimel, et saada see kõrge koht Euroopa Komisjonis. Kristen Michal ei tööta Eesti rahva huvides. Kristen Michal tahab võtta šnitti Kaja Kallasest, teenida usinalt ja andunult ja küsimusi esitamata rahvusvahelisi otsuste kujundajaid, olgu nad süvariigid, olgu nad korporatsioonid, olgu nad mingid vabamüürlikud organisatsioonid, Bilderbergid, võib-olla kõik need kokku, väga selge tagamõttega. Olla ühel hetkel samas positsioonis nagu Kaja Kallas, et ta saab kusagil Euroopa Komisjoni juures või kuskil mujal mingis rahvusvahelises organisatsioonis kõrge ja kõrgepalgalise koha, et endale mingiks vähemalt 5 aastaks kindlustada hea äraolek ja lõpuks ka suur pension. Sest ärme unustame, et ega need Reformierakonna praegused juhtpoliitikud ei ole ka enam esimeses nooruses, nad on kõik kuskil 50. eluaastates enam-vähem juba, et tuleb hakata mõtlema pensioni peale. Ja selle peale nad kindlasti mõtlevad, aga viimane, kelle peale nad mõtlevad, on Eesti riik ja Eesti rahvas. No Eesti rahvas on kuidagi apaatseks muutunud või nad ei julge enam oma meelsust ka välja öelda infot, nad ei taha tarbida, inimesed on väsinud kõigest sellest negatiivsest ja nüüd tulevad need maksud peale. Et kuidas seda inimest äratada, et ikkagi, et ta tuleks ja ütleks välja või hakkaks vastu kas või sellele, mis temaga tehakse? No, inimesed on väsinud ja siin on üks niisugune sõna, mida võiks kasutada, mis pärineb Lev Gumiljovilt,
tema raamatust Biosfäär ja etnogenees. Ja ta ütleb seal, et rahvaid iseloomustab selline väga raskelt määratlev kategooria nagu passionaarsus. See on nagu kirglikkus. Passioon on kirg. Ja sõltuvalt sellest passionaarsuse tasemest ja passionaarsuse kandjate füüsilisest osakaalust rahvuses või ühiskonnas või riigis, sõltub ka see, kui julgelt nad sekkuvad poliitikasse, kui julgelt nad püüavad ajada mingit ekspansionistlikku poliitikat, kui me räägime riikidest. Ja kui see passionaarsuse tase on piisavalt madal, siis nad lepivad kõigega, lähevad vooluga kaasa, vastu ei hakka. Ja mul on tunne, et Eestis see passionaarsuse tase ei ole piisavalt kõrge. Ja põhjuseid on siin mitu. Põhjuseid on muidugi siin see, et me ei ole oma varasematest ajaloolistest tagasilöökidest demograafilises plaanis õieti suutnud toibuda. Ärme räägime nüüd ainult esimesest maailmasõjast ja vabadussõjast, kus me kandsime ikkagi tegelikult suuri kaotusi. Vabadussõja otseselt langenute number ei ole ju väga suur, see on mingisugune 2500 või palju nad seal umbes on, eks ole. Haavata saanud ja teadmata kadunud tuleb seal mingisugune hulk juurde. Aga esimeses maailmasõjas Eesti rahvas kandis väga suuri kaotusi. Kui te vaatate kas või neid vabadussõja mälestusmärke, kõikidel ei ole peal ka neid nimekirju, kes on langenud esimeses maailmasõjas, eestlastest sõdurid tsaariarmees. Need esimeses maailmasõjas langenute nimekirjad on 2-3 korda pikemad kui vabadussõjas langenute nimekirjad. Mis tähendab seda, et kokkuvõttes kogu see periood 1914. aastast kuni 1918. aastani, kuskil ütleme see, siis ütleme isegi võime öelda 1920. aastani, kui Tartu rahuleping sõlmiti. See on tegelikult suurusjärk 3 korda umbes suurem kaotuste nimekiri kui vabadussõjas üksinda. Ja see on ühele väikesele rahvusele väga suur tagasilöök. Lisame siia juurde, et esimese Eesti Vabariigi ajal tuli ju peale üsna varsti juba majanduskriis. Väga palju inimesi rändas välja. Lapsi sündis vähe. Konstantin Päts kurtis ka meie tühjade hällide üle. Siis tuli peale teine maailmasõda. Me kandsime väga suuri kaotusi. Me kandsime väga suuri kaotusi ka immigratsiooni läinud inimeste näol. Me ei ole nendest demograafilistest kaotustest välja turnud ja see on üks põhjus. Teine põhjus on ka see poliitiline surve. Vaikiva ajastu. Me ei saa vaikiva ajastu negatiivset mõju eestlaste allasurutusele ja sellele niisugusele enesetsensuurile ja vastuhakkamistahte maha surumisele alahinnata. Vapsidega tehti 1-0 ära ja Eesti rahvas vaikis. Kuigi toetas vapse, aga rahvas vaikis. Ja siis tuli peale Nõukogude kord, ütleme Saksa okupatsioon ka, ega seal ka kellelgi pead ei silitatud, pluss loomulikult punaterrori aastad. Ja siis tuli Nõukogude võim, stalinism, stalinistlik terror, küüditamised. Eesti rahvas on harjunud vait olema. Siis tuli uuesti Eesti Vabariik tagasi. Mingi hetk tundus, et oleme vabad mehed vabal maal, võime rääkida ja teha mis tahes. Ja sellest hetkest, kui me astusime Euroopa Liitu, sisuliselt suruti meile peale üks ja ainuõige ideoloogia. Ja kui sa sellele vastu olid, siis olid sa persona non grata, siis hakati sind demoniseerima ja nüüd me oleme jõudnud ikkagi ju täiesti hullumeelsesse olukorda. Ma ikkagi võrdlen seda juba peaaegu stalinistliku terroriga. Esialgu küll mitte füüsilise terroriga otseselt, inimesi veel rajalt maha ei võeta, füüsiliselt ära ei tapeta, koonduslaagrisse ei saadeta, kuklalaske ei tehta, aga vaimne terror on masendav. See vaimne terror, kui sa ei räägi seda, mida peab, kui sa ei ole nõus olema lasteaia kasvataja, kes räägib erinevatest soorollidest, kui sa ei ole nõus olema õpetaja,
kes räägib täpselt seda, mida peab rääkima ja ei räägi seda, mida ta ise arvab, siis see on vaimne terror, see on tsensuur. Ja eestlased on kogu selle 20. sajandi jooksul ja 21. sajandi jooksul tegelikult harjunud olema vait ja kuna seda passionaarsust ei ole juba puhtdemograafilistel põhjustel, sest seda mässumeelset seltskonda, seda sõnakuulmatut seltskonda, seda barrikaadidele tormavat seltskonda on liiga vähe. No tuleb mõnisada inimest kokku. See ei ole kriitiline mass. Isegi kui tuleb paar tuhat inimest kokku. See ei ole kriitiline mass. Seda on võimalik elimineerida. Pluss loomulikult me ei saa absoluutselt alahinnata seda, et me elame uute tehnoloogiate ajastul ja absoluutselt iga meie liigutust on võimalik jälgida ja seda teeb tänasel päeval juba tehisintellekt ja kõik läheb pilve. Kõik see, mida te kirjutate oma sõnumites, kõik see, mida te vaatate oma arvutites, kõik see, mida te räägite oma telefonis, kõik see salvestatakse, kõik see läheb pilve ja kui tekib huvi teie vastu, siis see võetakse sealt pilvest välja ja seda kasutatakse teie vastu, et teid elimineerida, et teha see, mille kohta oli siis, kui veel oli feodaalajastu oma riismetega enne Vene revolutsiooni ja enne esimest maailmasõda, nii-öelda kodanliku hukkamine. Inimene lülitati seltskondlikust ühiskondlikust elust välja. Kui sa olid aadlikult, sind sisuliselt degradeeriti, kui sult ei võetud ära tiitlit ega mõisaid, aga niipea kui sa seltskonda ilmusid, siis kõik ignoreerisid sind, läksid sinu juurest eemale. Sa ei saanud mingeid ametikohti, sa ei saanud mingisuguseid riigi poolt ette nähtud boonuseid enam. Sind nulliti ära. Ja praegu tehakse seda sama. Sisuliselt meil on kodanliku hukkamise ja selle kodanliku hukkamise juurde tuleb meil veel ka see, millest me juba natuke põgusalt rääkisime, et justiitssüsteem teeb sulle lihtsalt ära, algatades sinu vastu mingisugused kriminaalasjad või ka mitte kriminaalasjad, võib-olla mingid muud menetlused, mis tahes otsitud põhjusega. Me oleme näinud siin ka meie erakonna liikmete puhul seda alates Marti Kuusikust ja lõpetades praegu Kert Kingoga, kuidas lihtsalt asjad, mis teiste erakondade või teiste ideoloogiate esindajate puhul mitte kedagi ei huvita. Keda huvitab kellegi sotsist või reformierakondlasest saadiku kuluhüvitiste kasutamine, mitte kedagi. Isegi kui jookseb kusagilt uudistest läbi, et ta ka tegi, siis sellel ei ole mingisuguseid juriidilisi ega kriminaalseid ega muid menetluslikke järelmeid. Aga näe, EKRE omade puhul on. Inimesed on hakanud ikkagi aru saama, et kui vaadata ka EKRE toetuse tõusu, et lahendus on olemas ja lahendus on EKRE. Lahendus ongi EKRE, ainult EKRE, mingid muud lahendust ei ole. Inimesi on ju püütud ära lollitada siin nende liba protestierakondade tegemisega. Me oleme näinud siin ju Eesti 200 praegu ja me nägime Vabaerakonda enne seda ja me nägime Rohelisi enne seda ja me oleme näinud, nüüd praegu näeme, kuidas pumbatakse õhku sisse parempoolsetele, koosnevad ju kõik süvariiklastest ja süvariiklaste suuvoodritest või muidu poliitilistest seiklejatest. Ja ka meie erakonna puhul, ja see on eelmise aasta üks märksõnu kahtlemata, et meie erakonda püüti süvariigi poolt üle võtta, korraldades meile putši, tahtes lahti saada niinimetatud perekonnast, aga perekond nurjas selle putši ja putšistid on praegu täiesti käpuli, jooksevad laiali ja sealt ei tule mitte midagi. Sest et see oligi putš, seal ei olnud taga mitte midagi. See oli lihtsalt selleks, et see süsteemi väline kogu sellele liberaalsele ideoloogiale ainsana tõsiselt vastanduvale erakonnale päkad silma ajada. See oli kogu see eesmärk, mitte mingit muud eesmärki seal ei olnud. Ja kui ei õnnestunud putš, ei õnnestunud helmetest lahti saamine, siis tuldi välja plaan B ka. Aga me teeme nüüd uue erakonna. See oli siis see viimane katse veel erakond kuidagi lõhki ajada ja ära nullida. Ja meelitati kõik need seiklejad ja agentuuri poolt meile sokutatud inimesed
tegema uut rahvuslaste ja konservatiivide erakonda. Noh, see rahvuslaste ja konservatiivide erakond on praeguseks enam-vähem lõpetanud. Aga ma ütleks, et ega siis olukord ei ole lootusetu. Ma ei taha, et jääb mulje, et on lootusetu. Me rääkisime tuuleparkidest. Me rääkisime sellest, et praegu plaanide kohaselt Eestis on ümmarguselt 200 omavalitsust. Kõikide omavalitsuste territooriumile kavandatakse hiiglaslike tuule- ja päikeseparkide rajamist. Ja vaat see on nüüd see koht, kus eestlasel, kes on harjunud, nagu minu isa ikka armastas öelda, lootusetutel puhkudel, sai sitaga jahtima hakatud. Et eestlasel ei ole enam võimalik öelda, ma lähen eest ära, ma ei hakka sitaga jahtima. Tehku oma tuulepark, ma lähen, hea küll, jätan selle majapidamise maha, lähen ära linna, lähen naabervalda elama, ei ole kuskile minna. Teil, sõbrad, ei ole ühel hetkel kuskile minna. Teil on meretuulepargid, hiiglaslikud, sajad ja sajad Tallinna teletornid teie mere horisondil, mis panevad terve selle mere võbisema teil. Kalad surevad seal, lähevad ära sealt või surevad. Kõik muu sureb seal, sest see trafo peal ei ole võimalik elada. Ja teil on samamoodi sajad ja sajad, tuhandete ja tuhandete tuulikutega tuulepargid mandril, mis kõik vibreerivad, vuhisevad, reostavad õhku plastreostusega ja elektrit ikka ei anna. Kus juures, ja see on kõige puhtam neokolonialism, suur osa sellest elektrienergiast läheb ju teistesse riikidesse. Meie võtame kogu selle kahju sisse meie valitsuse, niinimetatud valitsuse plaanides ja heakskiidul. Ja keegi teine võtab selle boonuse välja, kes ei kannata, kes ei ela selle trafo otsas, kes ei taha elada selle trafo otsas. Võtab selle kasu välja ja meie jääme siia surema. Ja nüüd see on see koht. See puudutab teid kõiki. See puudutab teie lapsi. Hakake vastu. Siin tuleb teha Nursipalut. Siin tuleb kõikides omavalitsustes, kus on tuulepargid, sekkuda detailplaneeringu kinnitamisse, protestida, üle-eestiliselt protestida, üle-eestiliselt panna käima Nursipalude ahelreaktsioon. Ja uskuge mind, siis me võidame ja siis need valitsused ja need liberaalid lendavad kõigi 4 tuule poole laiali. No poliitika on teil igapäevaselt kogu aeg mõtetes, aga kas on aega või ka millegagi muuga tegeleda, kas ilukirjandust teha või midagi, ajaloosaateid teete, et nagu sellest ka välja tulla igapäevaselt? No jaa, see on niisugune hea küsimus, et mina oskan küll poliitikast väga hästi välja tulla. Ma üldiselt ei istu kogu aeg uudistes ja ma tegelen endale meelepäraste asjadega. Natukene loen ja natukene kirjutan ja natukene seda teist ja loomulikult kõige suurem selline maandus on mul suure lähtrus. Ja ma olen zen mees. Ma olen pikalt aastaid ja aastaid uurinud budismi ja kõiki neid idamaade kultuure ja mul on kõige sügavamalt minu isiksust on mõjutanud tutvumine zen-budismiga. Ja zen-budismis on mõned väga lihtsad põhimõtted, et lõhu puid, tassi vett ja mediteeri. Kuldne trio. Ja teine ütlus on see, et kui sa oled näljane, söö, kui sa oled väsinud, maga. Ja tegelikult nii tulebki teha. Ja mina oskan ennast hästi välja lülitada. Ma ei põle läbi. Minu trafo on selline, et see ei junda 24/7. Et minu trafo, nagu vene keeles öeldakse, rubilnikust välja. Ja Monika ei saa aru, miks ma istun, eriti kui nüüd talveperioodil ja pime ja külm ja ma ei taha välja väga minna. Istun ja vaatan lihtsalt telekat, klõpsin kanaleid. Eks seal eriti midagi vaadata ei ole.
aga mulle see on maandus. See on nagu omamoodi ka niisugune, ma isegi tihtipeale ei registreeri ära väga, mis seal täpselt on. Ma olen nagu mingis teises sfääris. See on omamoodi meditatsiooniline tegevus. Ja ma võin suvalisel hetkel selle teleka kinni panna ja hakata midagi muud tegema. Aga ta maandab mind, ta viib mind sellest, millega ma igapäevaselt pean töö juures või kuskil poliitikas tegelema, viib mind sellest välja. Ja ma olen rahul sellega. No nüüd on jõulud, möödas jõulukingid on käes, aastavahetus on veel tulemas, vaatamata kõigele ikkagi positiivse meelega tuleb minna ja võtta see vastu, mis on. No jaa, ütleme nii nagu hiinlased, et soovin sulle, et sa elaksid huvitaval ajal. See tähendab, et sa elad raskel ajal. Aga see ongi huvitav. Tegelikult on ju väga huvitav vaadata, mis nüüd sellest kõigest välja tuleb. Tegelikult on väga huvitav vaadata, kas ma saan omalt poolt mingi panuse anda. Ja missuguste inimeste, missuguste jõududega on võimalik koostööd teha. Me oleme ju praegu erakonnana üle-euroopalise patriootide fraktsiooni liikmed ja see patriootide fraktsioon on ka Europarlamendis suuruselt 3. fraktsioon. Meil on tekkinud väga ulatuslik rahvusvaheline võrgustik, sarnaselt mõtlevate inimeste ja erakondade sünergia ja ma olen üsna kindel, et see on alles väga tagasihoidlik algus sellele, mida see patriootide ühendus Euroopas korda saatma hakkab, et Euroopat kogu sellest liberaalsest mülkast välja vedada. Ja me veame ta välja. Ja me ei vea üksinda välja, ei vea perekond üksinda seda välja, irooniliselt mainides neid vaenlaste jutupunkte. Aga koos patriootidega me veame selle välja. Ja see ongi see positiivne noot. Ja loomulikult on positiivne eelmise aasta kõige positiivsem sündmus oli Donald Trumpi valimine Ameerika Ühendriikide presidendiks, sest et Donald Trumpi valimine Ameerika Ühendriikide presidendiks näitab, missugused on need jõujooned, mis maailmas on. Olud ja põletavad vajadused lükkasid esile poliitiku, kes tahab, suudab ja kellel on julgust neid põletavaid probleeme lahendada. Ja Eestis on EKRE selleks. Aga suur tänu ja ilusat uut aastat ja kõigile lähedastele ja ma soovin samuti kõigile head uut aastat. Ja südamest soovin just nimelt head uut aastat. Halba on liiga palju juba olnud.